Toitumise põhimõtted. Keha ei tervene meil üldjuhul mingite ravimeetodite tagajärjel, vaid tervenemine toimub siis, kui häirivad tegurid vähenevad. Ja tingimused on õiged, ehk siis keha tervendab ennast alati ise, aga oluline on teada siis, mida meie keha vajab. Seedimine on üks energiamahukamaid protsesse meie kehas. Rasked, küpsetatud ja segatoidud suunavad tohutul hulgal elujõudu eemale taastumisest ja reparatsioonist. Ehk see tähendabki seda, et meie seedeprotsess kasutab kõikide organite tööd ja sellega kaasneb siis väga otsene energiakulu ehk siis seedimisprotsess tahab väga palju energiat saada. Keha suudab aga korraga tõhusalt seedida vaid ühte peamist põhitoitainete rühma. Et kui me eestlased oleme ikkagi harjunud sööma kapsast ja kartulit ja liha ja leiba ja võileiba või siis veel mingisuguseid asju sinna juurde, siis tegelikult tähendab see seda, et mitu erinevat põhitoitu on kokku pandud ja sellega tekib konkreetne selline raskus kehas, sest et keha peab tegelema tärkliste, valkude, rasvade ja hapete segamist ja ühes toidukorras aeglustab siis seedimist ja suurendab tegelikult käärimist. Et mis on oluline teada, on see, et kui te olete söönud näiteks liha ja leiba koos, mis on tegelikult täiesti mitte kokku sobivad asjad, siis see tähendab seda, et kuna leib seedib hoopis kiiremini kui liha, siis kui leib on maos oma seedimise protsessi juba lõpetanud ja suundub edasi soolestikku, siis ta tõmbab liha endaga kaasa. Aga liha, mis tahab kordades kauem seedimist, siis liha sõna otseses mõttes tõmmatakse pool seedimises olevas seisundis soolestiku kaasa. Ja sellega kaasneb tegelikult seal päris palju keerulisi protsesse. Nii et teine asi on veel siin see, et lihatoitusid võib süüa ainult tegelikult lõuna ajal. Ehk siis üldse mitte ainult lihatoitusid, vaid loomseid valke süüaksegi siis ainult lõuna ajal, sest see on ainus aeg, kui seda toitainete kogust sellisel kujul seedida saab. Nii et siinkohal siis tekibki juba selline keeruline seisund, kus organism saab tegelikult sihukese raske seisundi osaliseks. Käärimine soolestikus aga toodab alkoholi ja gaase. Ehk siis puhitus, refluks ja ebamugavustunne ei viita ensüümide puudusele, vaid sellele, et meie toit on valesti seedimises. Ehk siis seedimisprotsess läheb soolestikus edasi ja seal tekibki juba käärimine. Rafineeritud suhkur on asi, mis tegelikult ei anna energiat. See tekitab kiire närvistimulatsiooni, millele järgneb energiatootmise langus, jättes keha nõrgemaks kui enne. Ehk siis teine asi, mida siis veel räägitakse suhkru kohta, on see, et suhkur tekitab juba suus happelise reaktsiooni, mis siis hakkab söömagi meie hambaid ja põhimõtteliselt see tekitabki sellise kaariese vohamise. Suhkur sunnib kehal ka mineraale loovutama. Selle happelise mõju neutraliseerimiseks kasutab keha leeliselisi varusid, eelkõige siis kaltsiumi, magneesiumi ja naatriumi. Ehk siis, mis tähendabki seda, et kehas tekib tõsine selline võitlusprotsess
millesse kaasatakse väga palju neid asju, mis tegelikult seal osalema ei peaks. Siis näiteks teemaks veel, et küpsetatud õlid ei õlita keha. Ehk siis millest me räägime, õlitamine tegelikult tähendabki seda, et meil on kehas vaja liigeste jaoks näiteks sellist materjali, mis siis aitab liigestel libiseda, mitte siis nad ei peaks hõõrduma üksteise vastu, ehk siis liigespinnad ja see tekitabki siis väidetavalt sellist asja nagu kulumine. Aga milles siis teema ongi see, et küpsetatud õlid, ehk siis kui te kasutate toidu tegemiseks õlisid, siis kuumutamisel need õlid muutuvad ütleme selleks, mis organismi jaoks on väga raske aine. Ja need oksüdeeruvad, paksendavad lümfivedelikke ja aeglustavad rakkude vahelist ainevahetust. Nii et õlidest tuleks ka nagu teataval määral hoiduda. Lümfisüsteemil puudub selline omadus, et ta pumpab lümfi ringi. See sõltub täielikult hingamisest, liikumisest ja lihase tööst. Mis tähendab siis seda, et istuv eluviis soodustab lümfi seiskumist. Ma olen nagu hästi palju rääkinud inimestega, kes on siis, ütleme siis istuva töö peal ja ka siis ütleme pensionärid, kellel on siis elu on surunud neid rohkem nagu mingis mõttes nagu kodusesse tingimusse, kus siis tegelikult, kui elatakse veel korteris, siis selles korteris läheb nagu jube keeruliseks üldse nagu liikuda. Ja ütleme siis need vähesed sammud, mida me siis teeme päeva jooksul korteris, siis seda on tegelikult keha jaoks ülimalt vähe. Ja sellega kaasnevad ikkagi väga sellised tõsised pidurid organismis ja ainevahetuses. Siis külm toit pärsib bioloogilist aktiivsust. Kuigi see võib vähendada aistinguid, aeglustab see ka vereringet ja pidurdab puhastusprotsesse. Ütleme, idamaades räägitakse hästi palju seedetulest. Ehk siis seedetuli on see asi, mis siis annabki meile energiat. Aga kui me tarbime pidevalt külmi jooke ja külma toitu, siis tegelikult see jahutab organismi nagu väga tugevalt maha. Üks hea näide on selles, et kui mina veel käisin koolis, siis mäletan, et peale kehalise tundi siis kõik poisid olid kraani ääres ja pumpasid omale siis külma vett ikka nagu kohe tugevalt sisse. Aga meie õpetaja siis, kes siis oli kehalise kasvatuse õpetaja, tema ütles seda, et ärge jooge külma vett, et süda läheb suureks. Ja ma siis hakkasin mõtlema, et mis mõttes ta nagu suureks läheb ja nagu ei saanudki sellel ajal aru, aga me ikkagi seal osaliselt ikkagi tõmbasime seda külma vee tarbimist korralikult tagasi. Praeguseks ma võin öelda seda, et kui kuuma sellise nahaga juua külma vett, siis kui te kujutate ette seda, et te joote külma, teil on kehatemperatuur on seal 37 kraadi ja võib-olla isegi rohkem, kui te olete palju füüsilist tegevust teinud ja siis te joote külma vett, siis see külm vesi jahutab esiteks söögitoru, siis hingamisteid, mis on kõrvuti, siis külm vesi läheb makku, see tekitab seal sellise külma efekti ja magu tõmbab ennast kokku. Aga süda ja magu on ju praktiliselt kõrvuti. Nii et mis tähendab seda, et kui süda on nagu sellises aktiivses, kiires pulsi löömises, siis selle kiire südamepulsiga järsku tuleb siuke külmalaine kuskilt maost. Ja sellega tekitab siis südamelihaste kokkutõmbe. Aga kui te teate, siis on ka veresoones on silelihased ja kui selline külmašokk järsku tuleb, siis see tõmbabki nagu kogu selle südame piirkonna nagu kinni. Aga keha üritab ikkagi endiselt aktiivselt
verd ringi pumbata ja see tähendab seda, et kui süda on kokku tõmmatud juba selle külmaga ja ta pumpab edasi, siis tekibki nagu see moment, et verd võib tulla nii palju peale, et organism lihtsalt nii-öelda hakkab venima tänu sellele, et see nii-öelda aktiivne vereringe siis tõmbab südame nii-öelda lihastele sellise paisutava efekti. Nii et külma vett kuuma nahaga ei ole hea juua. Ja näiteks mäletan kunagise käia Kagu-Aasias matkal, siis seal nii-öelda anti meile väga otse mõista, et kui teil on väga palav, siis tuleb juua kuuma teed. Ja see kuum tee oli siis just see asi, et see efekt oli nagu siis selles, et kui juua makku selline kuum jook, nii kuum kui kannatab, siis see sisene kuumus läks suuremaks, kui oli väline kuumus. Ja sellega tekkis selline jahutav efekt. Nii et sellised nipid ja kogu seda ütleme ainevahetuse teemat ja külmade ja kuumade söökide ja jookide teemat ikkagi juhib see, et organismil on lihtsam, kui te sööte sooja sööki, joote sooja jooki ja teete seda kogu aeg, mitte ainult talvel, vaid ka suvel. Palavik ei ole vaenlane. See on koordineeritud ainevahetuse kiirenemine, mille eesmärk on jäätmete töötlemise ja kudede tervenemise kiirendamine. Ehk siis, kui meil tekib organismis palavik, siis selle mõte on nii-öelda sulgeda mittevajalikud bakterid väga kinnisesse ruumi. Ja näiteks põletikuline protsess mõnes mõttes ongi nagu selline kinnine ruum, kus see toimub ja seal siis tekitatakse väga sellised rasked tingimused bakteritele ja mittevajalikele siis organismis olevatele tegelastele, et nad lihtsalt välja sureksid. Ja lõppkokkuvõttes, kui see põletik ütleme siis saab oma töö ära tehtud, siis neutraliseeritaksegi kogu see mittevajalik seltskond meie soolestikus ja põhimõtteliselt keha tervendabki sellega ennast ise. Ja sellest ka siis see kudede tervenemine ja kudede tervenemise kiirendamine ehk organism tõmbab kokku kogu selle informatsiooni, mis on meie kehaga valesti ja ta nii-öelda jätkab selle teemaga siis täpselt sealt maalt, et ei oleks meil mingisuguseid siukseid pahatekitajaid sees. Keha seab alati esikohale ellujäämise, mitte mugavuse. Ja sümptomid on tähelepanule viitavad reaktsioonid, mitte vead. Ehk kui te tunnete, et teil hakkab nohu tekkima, siis tegelikult viitab sellele, et organismis on mingi balanss või tasakaal paigast ära. Ja see ongi siis juba viide sellele, et oleks vaja teha midagi muud. Või siis, kui näiteks kõht valutab. Ehk siis sellel on alati erinevad sellised, ütleme siis omadused. Ehk siis kas ta valutab teil seal maopiirkonnas või alakõhus või on ta siis kuskil mujal. Et see alati näitab seda, et seal on midagi valesti. Ja sisuliselt, ütleme siis, et võib-olla alati ei peakski tabletti võtma, võib-olla peaks hoopis joomagi sooja vett. Ja selle sooja vee joomise mõte on siis selles, et kuskil soolestikus võib olla tekkinud mingi reaktsioon, mis on siis võimalik selle veega ära lahjendada. Ja see lahjendatud nii-öelda sekreet siis liigub soolest edasi ja läheb kehast välja. Kui me räägime limast, siis limaga on alati meil nagu omad sellised nii-öelda järeldused ja lima on nii hea, kui on väga palju lima, siis on see nagu halb. Aga lima ei ole haigus.
see on kaitsev ja väljutav aine, mida toodetakse siis, kui poed on ärritunud või ülekoormatud. Ehk siis kui me mõtleme selle peale, et meil on päris palju limaskestasid, siis nende limaskestade eesmärk on üks asi, ongi see, et ongi selline kaitseliin, aga teistpidi võttes, kui lima on tekkinud juba liiga palju, siis see näitab seda, et me oleme kuskil midagi oma toitumise teemas valesti teinud. Ja siit see ülekoormatud teema, ehk siis võib-olla me sööme liiga palju näiteks rapsiõliga toitusid. Ehk siis rapsiõli on see, mis tegelikult on hästi nagu raske organismist välja tulema, ehk siis ta nagu kleepub hästi tugevalt limaskestade külge. Ja kui teil soolistik on nagu seda õli nagu piisavalt palju nagu täis, siis ainevahetus praktiliselt on mitu korda alla tõmmatud, mis tähendab seda, et ainevahetus ei toimi nii, nagu ta peaks. Ja see tähendab seda, et toitained ei saa imendada ennast organismi. Liigne lima aga hakkab pärssima ainevahetust ja seetõttu on see halb. Piimatooted suurendavad märkimisväärselt lima tootmist. See on normaalne füsioloogiline reaktsioon, mitte tingimata talumatus või allergia. Aga piimatooted ongi, ütleme, piim, kohupiim, juust ja seal igasugused jogurtid ja mis kõik ained veel. Ehk siis nende mõjul tegelikult see lima tekkimine on hästi kiire. Aga limal on veel üks selline omadus, et see lima on üldjuhul alati happeline. Ja selles happelises limakeskkonnas tekib olukord, kus organism nii-öelda kaotab nagu oma kontrolli selle lima üle ja seal tekib siis olukord, kus lima sisse hakkavadki tekkima parasiidid, nad hakkavad seal elama, nad hakkavad seal vohama ja nad hakkavad lõpuks teie mõistust mõjutama. Nii et selles mõttes tasub neid asju teada. Puuviljad seedivad kõigist toitudest kõige kiiremini. Kui neid süüa pärast rasket toidukorda, hakkavad need käärima. Mitte seetõttu, et puuvili oleks kahjulik, vaid kuna see jääb soolestiku lõksu ja ütleme siis, olete söönud juba piisavalt nii-öelda sellist mingit praadi ja siis te sööte magustoituks puuvilju peale, siis võite olla kindlad, et käärimisprotsess tekitab ka gaase ja sealt edasi siis hakkabki pihta see organismi aktiivne ongi siis käärimisprotsess ja selle käärimisprotsessiga kaasneb alati gaasilisi eraldisi.